Igaühel on antud siin planeedil Maa erilised võimed ja anded teha midagi, mida keegi teine ei oska sellisel viisil teha, nagu tema oskab. Näiteks ühel inimesel on see, et ta näeb arvutite hingeelu. Nii kui sa ütled talle, mis on arvutil viga, ta juba teab, mis on juurpõhjus ja kuidas seda ära parandada, seda ära tervendada ja seda korda teha hetkega. Teine inimene ei oska arvuteid parandada, aga ta oskab parandada autosid. Ta kuulmise järgi, kui ta sõidab selle autoga 30 sekundit. Ta juba teab, mis on see juurpõhjus autol, mida on vaja muuta, et toimuks muutus ja tervenemine. Kolmandal võib olla hoopis see, et ta laulab imeliselt. Juba lapsest peale on tal antud imeline lauluhääl. See viis, see sõnad, see meloodia või see olek, see keha olek, kuidas ta seda edasi annab ja kannab, see vibratsioon mõjub inimestele nii, et nad tervenevad. Ja see on tema missioon. Ja tema ei peagi parandama autot, tema ei peagi parandama arvu, peagi tegema seda, mis iganes X muud asja. Vaid temal on vaja teha seda, mis on see tema anne, miks on ta siia tulnud. Mõni oskab õpetada lastele imeliselt keerulist ainet, nii lihtsalt arusaadavalt selgeks teha neile, et laste silmadesse tuleb sära. Nad muutuvad enesekindlamaks, nad hakkavad iseendasse uskuma ja vahet ei ole, mis see aine on, vaid ta lihtsalt oskab seda teha. Nii-öelda hinge ülesanne, mida ta peabki tegema ja see on täiesti normaalsus. Järgmine inimene võib-olla huvitub taimedest, ta keedab, möksib nendest kokku. Jumal teab mida ja see maitseb lihtsalt maagiliselt, sest see on juba tema sünnikoodis siia ette kirjutatud, kui ta kehastus. Ja samamoodi nagu mõned näevad arvuti hingeelu, auto hingeelu, jumal teab mille hingeelu, taimede hingeelu, siis täiesti normaalne on näha ka hingeelu ja tõlkida seda ja näha juurpõhjuseid, näha kood ja mustreid, see on täiesti tavaline ja normaalne. Näiteks arvuti juurpõhjuse otsimine tundub tänapäeva mõistuses väga tavaline, siis inimese elu juurpõhjuse otsimine ja leidmine ja tuvastamine, selle vabastamine ja muundamine, et on samamoodi normaalne ja mina näiteks ei mõtle, et arvuti hull on imelik, et kuidas ta suudab tajuda ja näha sellist asja, mida ma ei näe. Ehk siis igaühel on antud mingisugune anne ja kui mõnda aega veel ma arvasin, et minu mingi oskus on midagi erilist, siis see on täiesti tavaline oskus, nagu seda on need kõik eelpool nimetatud. See on lihtsalt üks asi, see on lihtsalt üks oskus ja ongi kõik. Ja tegelikult elu on lihtne, meil on kõigil antud siin miski ja meil tuleb see üles leida ja hakata seda nii-öelda maailma anda. Ja kõiki neid oskuseid on meil vaja. Meil on kõiki vaja. Ja kui mina olen hinge elu nii-öelda juurpõhjuste tuvastaja, siis minu jaoks on imeline, et on olemas arvutite hingeelu tervendaja, sest kui minu arvuti on katki, siis ma viin ta spetsialisti.